Tere! Mina olen Inara ja mina kajastan enda teist teekonda munaraku doonorina. Just tulin esimeselt visiidilt, kus kohtusin arstiga, andsin mõned proovid, tegime esimesed kavandid raviplaani koostamiseks ja jääme juba tulemusi ootama. Andsin mõned päevad tagasi erinevaid vereproove ja analüüse ja täna sain siis kliinikust vastused, et kõik on hästi, kõik on korras ja ma saan minna munaraku doonoriks. Ühtlasi käisin ka kliinikus enda ravimitele süstidel järgi ja sain väikseid õpetussõnu, kuidas end süstida. Süstimine on tegelikult väga lihtne, sest süstlad on juba nii-öelda valmis pandud, ehk sul on lihtsalt vaja natuke keerata, endal õige doos ja lihtsalt ära süstida. Süstimine ei ole üldse valus, kui seda teha õigesti. Aga kuna seda seletatakse seal ja seda saab alati küsida, pluss selle kohta on ka õpetusvideod, siis sa ei ole kunagi just nagu üksi. Punktsioon on lõpuni jõudmas. Ma olen õhtuti süstinud juba 9 õhtut. Täna õhtul on mul vaja teha 2 viimast süsti, mis siis on 36 tundi enne loovutamist. Ja nende süstide tegemiseks on siuke väike kotike, kus on kõik väärik olemas, kust ma siis segan need ise kokku ja teen siis täna õhtul viimast 2 süsti ja teisipäeval juba lähen annetama. Seni on nähtud üks natuke punnis kõht, natuke hell mingite järsemate liigutustega või siis surve valdamisel, aga muus osas täiesti hea, okei, tavaline olla. Selle 9 päeva jooksul, mis ma olen ka ennast süstinud, ma olen käinud 1 korra kontrollis, mis on siis kohustuslik, vähemalt 1 korra käia. Minu vasakus munasarjas on rohkem folliikuleid kui paremas, aga üldiselt on nad väga nagu hästi reageerinud stimulatsioonile, nii et tuleb pigem edukas loovutamine. Minu punktsiooni hommik, kell 9 on minu aeg ja siis saan juba annetada. Ja üks asi võib-olla, mis minul oli kõrval näht siis sellele stimulatsioonile, on see, et minu näonahk reageerib väga kergelt hormonaalsetele muutustele. Ehk siis kõige ilusam see just ei ole, aga ta õnneks taandub väga kiiresti. Täna on punktsiooni päeva õhtu siis ja ma natuke võib-olla võtaksin kokku oma teekonna. Minu jaoks punktsioon oli teisel korral palju kergem. Mul ei tekkinud punktsiooni hommikul kõhuvalu. Mul ei olnud suurt puhitust ja ebamugavust, nagu oli esimesel korral. Pigem ma tundsin muret, kas kõik on hästi, sest mul tõesti, ma ei tundnud kuidagi, et mitte mingit ebamugavust. Punktsioon ise läks kiiresti. Valu pärast punktsiooni leebus palju kiiremini kui esimesel korral. Esimesel korral see võttis ikka siuke pool tundi, et ma tunneks, et mul hakkab nagu vaikselt paremaks minema. Siis seekord see oli siuke 10-15 minutit, ma tundsin, et mul on täiesti okei olla. Jõudsin koju, mul ei ole mingit iiveldust, pearinglust, ebamugavust, mitte ühes asendis, et ma küll hoian ennast, aga ma ei tunne, et see kuidagi segaks minu tavapärased toimetused. Ma arvan, et kui sa oled korra kas või näinud klippi, kus sind kutsutakse munaraku annetama ja sa oled kas või natukene mõelnud, et tegelikult tahaks, tegelikult see tundub päris vajalik asi või tore asi või mis iganes mõtted sul sel hetkel on käinud nagu peast läbi, siis mina igatahes julgustan. Mine kas või konsultatsiooni, uuri selle kohta, tee endale selgeks kõik nii head kui halvemad küljed, uuri varasematelt doonoritelt, kui saad. Tee endale see maailm väga selgeks ja ma usun, et sa saad väga julge südamega minna Next Fertilitesse munaraku annetama. Minu jaoks kogu see protsess oli tõesti väga meeldiv. Nii personali poolelt kui ka teisel korral siis juba enesetunde poolelt. Kõik arstid, kellega ma kokku puutusin, on tõesti väga südamlikud, väga armsad, väga hoolivad. Nad kõik tahavad, et sul oleks terve aeg hea olla. Ka sinna
punktsiooni lauale minnes tehti nalja, räägiti minuga terve aeg, ma ei tundnud kordagi sihukest ebamugavust, et nüüd tuleb mingi hästi oluline protsess, et ma nüüd kuidagi pean olema sihuke kivikuju, et ma tundsin tõesti, et ma olen hoitud, mul on kõik hästi, ma ei pea muretsema, ma ei pea kartma. Ja see on nagu üks asi, mis selle kliiniku juures võib-olla kõige eredamalt paistabki silma, on töötajate hoolivus ja nende pühendumus enda erialale, et kõik arstid tunnevad sind lõpuks seal nimepidi, teretavad, küsivad, kuidas sul on vahepeal läinud ja tunnevad päriselt huvi, mitte sihuke suu soojaks, et kuidas läheb ja siis lähed rütust edasi, vaid neid päriselt huvitab, kuidas nende doonorite elukäik on läinud vahepeal. Nad on äärmiselt siirad ja nad tahavad, et sa tunneksid ennast algusest kuni lõpuni ja ka taastumise lõpuni kõige paremini, nii hästi kui vähegi saab.